aga Anuk, sa tead seda, et isiklik elu ongi sellepärast isiklik. Nii. See ei kuulu teistel, see kuulub ainult minule. Nii lihtne see on. Me lähedki auda niimoodi sellega. Anne Kallis, Jaa. kahjuks sul ei ole täna sünnipäev. Ei ole. Aga sellegi poolest palju õnne või aitäh, et sa tulid. Minu vannusin see juba niimoodi õnneks ei ole. Õnneks ei ole. Palju õnne. Aitäh, et sa tulid. Sest ma ei ole sind aastaid näinud ja sind on nii keeruline püüda, sest sina ei taha anda intervjuusid. Mis sul viga? Mis mul viga on? Jah. Mul ei ole millestki rääkida. Vot see on kõige põnevam. Saad aru, see on nagu ülipõnev. Ja ma mõtlen nagu, kui ma keerutan neid aastaid tagasi, kui sa olid nagu... Väga vähe on küsitud... Kellelt ma küsin? Kuidas Anne elab? Kuidas Anneke elab? Mida ta teeb iga päev? No mida sa teed? Kuidas hommik sa ütlesid täna enne siin lauda istusime, et kell 3 öösel ärkad sina? No aga ma läksin vara magama. Aga mis on vara? No lihtsalt... Kell 9? No ma ei tea, ma ei vaadanud, võib-olla 10 pool, ma ei tea. Et inimestel on nagu nii huvitav teada, kuidas keegi, mida ta teeb iga päev, kuidas ta elab, mida ta sööb, mida ta joob. Pakkusin sulle süüa sa ei taha. Sa tuled just proovist, sul võiks kõht tühi olla. Ma söön olla. öösiti. Ei päriselt ka. Kui minu söömine huvitab. Õudselt erutab. Üldiselt ma hommikul ei taha süüa. Praed öösel muna ja? Täiesti vabalt võin, ma ei ütle, et see nüüd niimoodi igapäevane on, aga mul ei maksa see mitte midagi. Kui kuskilt tuled ringreis on ja tuled etendusel, 21 tuled, see ei jää ju kohe magama. Normaalne ju. Adrenaliin on üleval ja... Kas nüüd see adrenaliin on, aga või oled üleväsinud, siis ka ei pruugi kohe. Täiesti normaalne. Ja kujutad ette ja siis öeldakse, vaata milline sa välja näed, sa näed 50 kilo võib-olla kaalud on ju. Sa oled eluaeg olnud sinuke piitspeenike ja nüüd tuleb välja, et kui meil on kogu aeg räägitud, et peale kella 6 ei ole mõistlik süüa, et siis kasvab vatsaka, siis palun väga, inimene sööb lihtsalt öösel. Ma ei ole sellega üldse nõus. Inimeste organismid on niivõrd erinevad. Niivõrd erinevad. Nüüd hakkame sinu seedimisprobleemi. Palun, eks ole. Kui sind huvitab, eks ole. Ma räägin, inimestel on lihtsalt organismid niivõrd. Üks sööb öösel, teine sööb, ma ei tea, prantslased söövad põhitoidu, eks ole, kuskil 7-8 üldse hakkavad rääkima toidust ja poole ööni välja. Teine pärast 6 iialgi ei söö ja siis veel jumalaiku veel jooksma ka veel niimoodi ja mitte ühtegi kilo ei kao sealt niimoodi. Aga kuidas ennast... Ta mõtleb ainult toidu peale hommikust õhtuni. Ta juba mentaalselt sa oled ju sööd kogu aeg. Ja. Ma ei mõtle üldse sul peale. Aga kuidas sa ennast nagu... See on tõesti imeline, ma ei ole sind aastaid näinud. Ja sa olid juba siis tookord. Kus nägime mõned aastad tagasi? Ei, 2019 nägime. Siit on nii neetult kaua aega, 5, 6, 7 aastat varsti. Kohutav. Ja sa olid täpselt samasugune. Ma natukene ootasin. Tead, siin tuleb see naiste iseloom. Ma natukene ootasin, mõtlesin, ta on kindlasti vanaks jäänud. Siis ta on natuke juurde võtnud. Siis tal on pooled juuksed läinud järsku. Et ta näeb, ta on vana. Vaata, kujutad ette. Kurat, sa oled veel parem. Sul kui niisugune soov oli, jah? Kuidagi natuke niheles, jah. Ühesõnaga, sa oled ka niisugune, et lihtsalt ei või näha, et teisel hästi läheb, jah? Nii kui Kreis saega tõmbab läbi, jah? Natuke kadedaks teeb. Teeb küll, teiste naiste puhul eriti. Ma ei tea, kas meestel on sama asi. Ma saan natuke aja pärast Annese käest seda küsida. No siis ma pean küsin, kas sa tõused üles, kas sa mediteerid? Ei mediteeri. Kas sa teed harjutusi? Sa oled ju näitleja, näitlejad peavad ennast vormis hoidma. Ma olen kuulnud, et näitlejad teevad mingisuguseid harjutusi.
kui vaja, siis teen, kui vaja ei ole, siis ei tee. Ütle veel kord, ma ei ole veel joonud. Ei ole. Et sul oli koerake, mis sellest koerakesest sai? Ta suri ära? Jah. Sa uut koera ei võtnud? No mul on nüüd juba kolm koera olnud. Kõik? Kinnita. Ei, see ei ole üldse see vastupidi, ma kindlasti võtan, aga lihtsalt aeg ei ole see, sest ma ise olen alati soovitanud teistele, et võta kohe uus koer, kui eelmine, no kui lahkub jah, või juhtub õnnetus, no mida iganes, eks ole. Aga lihtsalt praegu ma annan endale aru, et esiteks ma lähen ringreisile ja kui ma võtan väikse koera, ma oma eelmisi koeri ju tassisin kogu aeg kaasas. No üldiselt olid kogu aeg. No sellepärast olid nad mulle ka nii ihu külge kinni kasvanud ja viimase taksiga Stellaga. Mis ta juhtus üldse? Stellat ma mäletan hästi. Ta oli vähki täis ja seal ei olnud lootust. Me käisime operatsioonil, tal osa lõigati ära, aga see oli nii agressiivne, et seal ei olnud mitte midagi. Siis ta tuli lihtsalt magama panna? Jah, tähendab, jah. Mul lihtsalt, ma ei tahtnud loomulikult, ma olen loomaga lõpuni koos. Kiisu suri mul oma käte peal ja no see selleks kõik inimesed, teistel ka sellega peab arvestama. Loomakaotus on minu meelest vahel kohutavam ja suurem kui mõne... Absoluutselt, ma olen suga 100%. See on nii kohutav. Ja, on. Ja jos ma ütlen, et iga pärast Stella seda lahkumist mul on nii, et iga karvakene nurgas ja ma ei räägi mänguasjadest, aga kogu aeg on sul meeles. Just eriti just tänu sellele, et ta nii palju kaasas oli, nii nagu ka eelmine koer. Et tükk on nagu läinud. Ja vana ta oli, kui ta läks? Stella on nüüd 12,5. No tähendab suhteliselt norm, mitte midagi hullu, aga Amanda enne, kui taksi läks, oli 8, oleks võinud kauem. Oleks võinud poole kauem. Aga jah. Aga esimene koer oli täiesti Lagrange, Rannaküla koer ja tema oli 14,5 ja nii, et... Krantsid elavad pikalt. Ma seda just räägingi. Et mida rohkem tõugu on arendatud, mida rohkem seda nõrgemaks need tõud jäävad. Selleks ei ole vaja iromant olla, et see gradatsiooniga nii läheb. Nii. Aga sinu kohta rääkides nüüd, sina vehid tööd edasi tea, miks ei puhka? Sa reisimist mainisid, sa reisid siia sinna. Ei reisi midagi siia sinna. Sa reisid lihtsalt etendustega siis? Ei, no ma räägin. Ma mõtlesin, et sa käid reisimas vahepeal ka. Ei. Mul on niimoodi, et kui, vanasti oli selles mõttes, et oli nagu võimalust. Oli võimalust. Ja siis ei olnud aega lihtsalt, sellepärast, et siis oli kas see töö või teine töö ja siis ei olnud seda, niisugust puhast aega. Ja need nii-öelda puhtad ajad, need ma olen kõik ära kasutanud. Türki sõitnud või Kreekasse sõitnud või täpselt see 10 päeva ja siis ma lähen. Ja siis ma lähen reeglina üksi. Miks üksi? Ma ei puhka, muidu. Sõbrannaga koos? Ei, absoluutselt. Nii isekas, üks sõbranna võiks ikka olla. See ei ole mingisugune isekus, see ei ole. Ma olen seda ka Hannese saates muide rääkinud, kui Hannes tegi saateid. Et mina ei puhka väljast, ma olen nii palju sa ei ole nii palju, sa ei ole teiste inimestega hommikust õhtuni. Kus? Kus? Palun. Kus seal, te teete etendust praegu, sa olete kahekesi ninapidi koos. Kus see on, kus see rahvas on? Kui sa oled varem teatris teinud, siis seal on, korraks on need inimesed, sa pühid tolmu jalgadelt, lähed koju. Aga sa oled ju proovis, sa käid ju proovis enne 1,5-2 kuud. Ja siis mängid iga õhtul. Aga sa ei käi ja sa ei ole ju seda tüüpi näitleja või diiva, kes oleks käinud ürituselt üritusele, nagu on moes. No võt siis ma saaks aru, et sa oled väsinud ja ma tahan üksinda. No siis üritusel käid. Aga miks sa ei käi üritustel? Pidudest väsinud. Miks sa ei käi üritustel? Diiva ma olen oled ise. Mõnel käinud.
mõnel. Pole sind kunagi ühelgi üritusel näinud. Mulle väga ei meeldi üritused, ma olen parem kontserdile. Mis ma selle üritustel? Et näidata ennast. Mida ma näitan ennast? Kuidas vormis sa oled? Small talk rääkida. Tänan. Näha tuttavaid. Kas sa ei ole, sul on nagu tööd vaja ka olnud. No nüüd ei ole vaja, sa oled pensionil kindlasti on ju. Sa teed seda lihtsalt oma lõbuks praegu, mida sa teed. Aga ma mõtlen, et Eesti näitlejad on natuke uitud küll. Ma olen teinud nendega intervjuusi. Ja tead, nemad ootavad niimoodi käed ristis kodus, rinna peal ja et keegi helistaks ja kutsuks neid. Tule mängi selles tükis või tule tee seda. Või... Mina ei oota käed ristis rinna peal midagi. Nalja teed. Mida ma ootan? Kas sulle helistatakse, et mingisse filmi on vaja sellist tüpaaži nagu Anne ja plaks? Jah, sobib sulle helistatakse ja kutsutakse. Nagu ma siis ise... Ja sa ei reklaami ennast mitte kuski Instagramis, TikTokis. Ma siis ise režissöörile helista, kuule. Sellepärast ongi need, ma tahtsingi sinna jõuda, sellepärast need üritused ongi, et sa käid ürituselt üritusele, näitad, et sa oled elus, et ma olen olemas ja vaadake, et kui teil peaks tulema ilmuma mingi film või etendus, siis available, et noh, ma ei ole kadunud. Tead, mis ma ütlen sulle, Annu? Kes tahab sind kätte saada? Tuleta meelde nõukogude aega. Ei olnud telefoni, moblast rääkimata, eks ole. Kõik saadi kätte, keda taheti. Nii lihtne see ongi. Keda ei taheta, sa võid ennast üritustel näidata nii palju, kui kulub. Ikka ei taheta. Ja ei taheta. No, nii lihtne see ongi. Ei, tänapäeval on teistmoodi. No ei ole. Ma veel kord ütlen, ma ei alahinda reklaami, see on hoopis midagi muud. Reklaami ma ei ala, aga seda ka mõõdukuse piirides, mitte niisugust agressiivset. Inimesed ei armasta agressiivset reklaami, see pelutab kõik eemale. Kas sa võipakki või mingisugust, ma ei tea, šampooni või sellist ei lähe reklaamima, kui kutsutaks hea raha eest? 5000? Miks sa arvad, et ma ei ole jumal? Ma ei tea, mul ei tule meelde praegu. Siis sa ei vaata televiisor. Ei vaata. No sa käid üritustel. Sa käid üritustel. Mul ei ole vaja seda TikTok'i, mis ma teen sellega. Mul ei ole Instagram, mis ma teen sellega. Facebooki ka ei ole? Ei, on loomulikult. On või? Ja, ainult, et ma ei riputa sinna midagi. Ma ainult näen, kuidas minu see konto aina paisub igasugustest piltidest. Aga ei, Facebook on tegelikult väga hea, sest ütleme ikkagi tänapäeval, kui on ikka mingisugused ekstremaalsed olukorrad ja vaja keregele seal kiiresti. No keegi tahab kas või sõita ja küsib, kas saab kellegiga. No ja nii edasi. No, et selles mõttes nagu kolmas telefon või ma ei tea. Jah, selle kohta ma ei ütle midagi. Aga jah, aga niisugustel väljanäitustel käimistel selle asja nimi on väga lihtne, vägisi armsaks ei saa. Pinguta nii palju, kui tahad. Ei, aga endal oleks ka huvitav ju käia. Ei ole. Ei ole või? Niisugustel üritustel. Näha teist ilma rahvast. No jumal, mis nad mõtled, et ma 4 seena vahel istun, loomulikult ma olen käinud nalja teed, loomulikult. Okay. Kuidas sul töödega üldse nüüd on? Kas sa oled selline inimene, et ta teed paar asja ainult aastas kui sedagi ja sätsid nagu, et oled sa nagu... Täiesti, kuidas... Pakutakse? Ei, no kuidas pakutakse? No, ma olen ju vabakutseni juba ammu, juba enne juba. Miks sa sealt Draamast üldse ära läksid, ma ei saanud aru? No aga ma läksin Vanalinna stuudiosse. Õige, sealt sa läksid Vanalinna ja siis sa läksid... Kus sa sealt? Ja sinna see lõppes kella ja siis oligi kõik? Jah. No ma juba enne hakkasin tegema komöödiatest ja mujal ka. No see pole tähtis. Ikka on tähtis. Jah, aga... Värskendada natuke mälu. Aga... Nii?
mis sa küsisid? Mina küsisin, et miks sa, kui palju sa üldse teed mingeid asju nagu aastas, et mille järgi sa valid üldse, et seda teen, seda ei tee, kas mul on vaja seda üldse, kas sul on üldse vaja? Ma mõtlen, et kas üks näitleja, kes on jäänud pensionile, kas ta elab ära sellest pensionist või ta peab tegema lisatööd? Ma olen proovinud, ei ole probleem. Kui sa kulutad ainult enda peale. Aga loomulikult ei. Ma ei oska olla, ma ütlen, nii kaua kui sa, ma ei oska olla niimoodi, et ma olen kodus ja sahistan sussi ja vaatan televiisorit, ma lihtsalt ei oska. See on mulle täiesti aut. Et sa pigem teed midagi? No loomulikult. Okei. Mäletagi, mis sul viimane asi oli nüüd enne? Aga loomulikult ka mitte ainult nüüd tegemise pärast ainult. No kõik käib sujuvalt niimoodi. Kui ma teen järjest, nagu ma praegu tegin järjest, eks ole, või paralleelselt 2 asja, ühe lavastuse ja nüüd selle tüki, siis suvel ma ei taha näiteks enam teha. Siis suvel ma ei taha. Siis ma ei taha. Ma ei kipu vabasse õhku. Kuule, tead, mis ma mõtlesin, kui ma siin täna enne, kui suga kokku sain, kas see eluloo raamatut ei taha kirjutada? Issand jumal küll. See oleks ju päris põnev. Kallis inimene, sellest on nii palju, seda on juba nii ammu küsitud, see on ületanud isegi selle künnise, aga ikkagi täna ma tahaks teada juba nendest. Mul on väga ilus vastust sulle selle peal, ma võin sulle vastata, et miks. Minu käest küsiti juba väga ammu. Ja sa ütlesid kohe ei, sul võib-olla sa oled ei, ma ütlesin, et hea meelega, ainult et siin on üks aga. Valetada ei taha. Aga tõtt rääkida ei saa. Nii lihtne. Seda põnevam ongi. Kelle jaoks? Ei, aga pane niimoodi kirja, et siis see käsikiri võetakse ja trükitakse ära siis, kui sa oled... Pärast surma, jah? Või siis vanadekodus ei mäleta mitte midagi. Sellest. Mida ma ütlesin praegu? Vanadekodus. Loodame, et mitte. Loodame, et mitte. Ma ise peab olema huvitatud. Need, kes kirjutavad, on vaevalt 27 saanud ja kirjutavad eluloo raamatu. Ma ei kujuta ette, See ei ole ju eluloo raamat. Ma mõtlengi, sinul oleks nii palju materjali, sinul on nii põnevaid asju, mida ma tahaks teada, kuidas siis oli, mis te tegite, kuidas te seal möllasite. Ma tahaks teada su fopaasid, mida sa oled oma elus peesse keeranud totaalselt. Et inimesel oleks julgus sellest rääkida, et kuidagi see on alati põnev olnud. Ma ei arvu. Sest see annab nagu endale ka sellist kuidagi sisemist enesekindlust, et okei, pole hullu midagi, et tal ka ju juhtus on ju. Ja. No selleks on nagu teised kohad, kus niisuguse asju saab rääkida või tule mulle külla, siis ma räägin. Aha, selge. Tulen ilma mikrofonita. Jah, ei, selles mõttes, et mul ei ole midagi selle vastu, mul ei ole midagi eluloo raamatut vastu ja eriti ütleme suurkujude eluloo raamatut. Teiste omasid loed küll? Ei, miks mitte. Aga kellel on, ütleme seal nüüd vaevalt 20 kukkunud ja ka eluloo raamatut. Sellest ma saan aru. Aga või siis audios kas või, et keegi vestleb sinuga ja siis sa räägid oma elust, alustad siit lapsepõlvest. Ma ei tea su lapsepõlvest mitte midagi. Õudselt tahaks teada, kus sa tuled? Tule mulle külla, ma räägin. Kes su vanemad või kuidas sust üldse näitleja sai? Oi jumal küll, kuidas nad näitles, ma olen sellest nii palju rääkinud. Nii palju rääkinud ja seda ma tean. Aga ma ei tea su lapsepõlvest midagi, tahaks sellestki teada, tahaks võib-olla su parimatest sõbrannadest teada, loomulikult meestest tahaks teada. See on ju alati kõige põnevam. Armukesed, kes sul on olnud, on ju. Siis, et mida, natuke mingid pahesid, kas sul on mingid pahesid? Oi, mul on palju pahesid, nagu igal inimesel. Ja kõigest sellest nagu tahaks teada ja siis, kui sa, Aga sa tead seda, et isiklik elu ongi sellepärast isiklik. Nii. Et see ei kuulu teistele, see kuulub ainult minule. Nii lihtne see ongi. Ja lähedki auda niimoodi sellega. Lapsed ju kõik ju teavad. Lapsed teavad? No ikka. Nad ei tea ka kõiki sinust. Aga ei peagi. Kas mina tean, mida lapsed kõik teevad? Loomulikult ei tea. Ei peagi.
kõik on isiksuse. Aga ütle nüüd, lõpetame selle saate ära, aga ütle, ma võtan Annes ette nüüd. Ütle mingi jube asi, mida sa nagu mõtled, et issand jumal, võt seda ma ei oleks pidanud küll oma elus tegema. Tuleb sul mingi selline asi nauhti meel. Võt see oleks küll tegemata olla. Midagi õudset või? No mis õudset? No selles mõttes õudset, et sul endal on jäi vastik tunne sellest. Tead, ei olegi niisugust sellist, ma ei mõtle, esiteks ma ise ei mõtle niisugustest kategooriates üldse ja teiseks tegin puhta valesti, see oli täiesti jama, miks ma pidin seda tegema? Ma isegi tean väga palju asju enda puhul, et ma olen skorpion, ma tean, et ma ilmselt vist ei tee väga õieti ja ikka teen. Nagu on olnud niisugusi, aga see on nagu iseloomu viga, aga niisugust, et mida ma nüüd kangesti kahetseks. Oi, mida kahetseda? Tehtud, mis tehtud. Selle kohta öeldakse nagu prantsuse laulus. No, rien de rien. Las jääb. No las ta olla siis. Ja. Ei pressisid sinult mitte midagi välja, nii tore. No kui ma räägin. Et see annab fantaasiale nii palju sellist nagu... aga kas sul see tunne ei ole olnud, et vaata inimesed nagu nii omavahel räägivad, kuulujutte kõlakaid, vaata kui vanasti ei olnud interneti, Facebooki, kõiki neid sotsiaalmeedia asju ei olnud, siis inimesed ju omavahel pläkutasid ja kuulujutud, läksid vahepeal päris nagu sellistesse erilistesse kõrgustesse. Mis on kõige õudsem asi, mida sa enda kohta kuulnud oled, mis ei vasta tõele? Kõige õudsem. Jälle me jõudsin selle õudseni. Ei, ma saan aru. Mis on totaalne vale olnud ja mis tegelikult, vaat nüüd sul on kaamera ees võimalus öelda, vaat seda ei juhtu. See on täielik jama. Tead, ma vastaks sulle natuke teistmoodi selle asja peale. Minu jaoks on olnud kõik, võib-olla kõik, aga seda ei ole ka nagu juhtunud ka niimoodi. Kõige ebameeldivam, ütleme niimoodi, on reetmine. Ja vaat see on see, mida mul on selline tunne, et seda sorti sa ei andesta ka vist. Mul on meeles kindlasti. Ja see ei tähenda, andestad või ei andestad. Ma võin ju andestada, aga see ei tähenda seda, et ta on meelestada. Mul on veel hullem see, et ma ei mõtle isegi selle peale, et reetis üks kord reedab ka teist kord. Ei, ma isegi nii ei mõtle. Ma lihtsalt seda inimest enam ei näe. Midagi teha ei saa, iseloom on niisugune. Sa raks. See ei anna teist võimalust. Reetmisele, räigele reetmisele. Mul ei ole tegelikult, ma nüüd võib-olla ise enese kohaselt liialt mingit niisugust räiget reetmist ma nagu ei mäleta, niisugusi väiksed. Ja kõige kummalisem on just see, et ega siis ei reeda ju võõrad, omad. Kõige lähedasem. No ikka ja see ongi see kõige, mis teist võimalust. Lapsed ju ei reeda, koerad ei reeda. Aga sõbranna võib reeta. Mul ei ole niisugusi sõbrannasid. Surnud. Ei ole surnud ka puhta elus. Mul ei ole. Läksid koos oma reetmisega mul ei ole kauda. Ma ei saa üldse öelda, mul pole kunagi sõbrannasid otseselt olnud. Mul on väga lähedased naistuttavad, aga mitte... Ma ei ole sõbrannataja üldse. Ja siis kutsud mind enda juurde külla kohvile. Aga mis ma tulen sinna, kui me ei hakka sõbrannatsema? Millest me räägime siis? Me räägime või ja leiva hinnast või? Sinu meelest seisneb sõbrannatsemine? Sõbrannatsemine sina räägid mulle mingi salajutu. Tähendab, mina räägin kõigepealt sulle, ütlen, tead, Anne, juhtus õudne. Sellepärast ma ei saagi Sinko ajakirjaniku kutsuda. Ma ei ole ajakirjanik kogu aeg. Ei. Saad aru? Ma lähen siit kohvikust välja, ma ei ole ajakirjanik. Ma räägin ainult sellele, kellest ma tean, et ta ma ei lähe just, ei, seda ma ei tee, aga ma tulen sinu juurde, räägin sulle ühe loo, ütlen, Anne, ma ei tea, mida ma ette
ette võtan No. et jube kohutav asi juhtus ja natuke vastik asi see on normaalne. Nii ja räägin ära, aga see tähendab sõbrannatsemine tähendab seda, et sina räägid mulle ka midagi loomulikult. analoogset on ju ja siis me vahetame kogemusi, sa ütled mulle, et Anu ära muretse, mul juhtus ka samasugune asi. Siis mul on ikka mitu sõbrannat. ja see on sõbrannatsemine, et me avameelitseme, me räägime teineteisele ausalt, puistame südant on selle nimi. Mulle meeldib ka vahetevahel plägutada niisama. Aga tead, mis selle juures kõige õudsem on? Isegi kui ma ei ole ajakirjanik ja olen sõbranna, siis ma lähen. Jah, see on kohutav. Seda on küll mul juhtunud. Võt, see on jube. Aga mis siis teha? Ma ei tea. Siis vali sõbrannasid. Mul ei ole juhtunud. Aga kõige jubedam on see, et siis sa sõbrannatsed ära ja siis see sõbranna läheb, räägib oma sõbrannadele edasi. Tead, mida ma kuulsin? Annel juhtus selline asi ja siis see on palju õudsem kui see, et ajakirjanik paneb mustvalgelt midagi kirja. Ei tea. No sinu jaoks jah. Mul ei ole niisuguseid sõbrannasid. Sellepärast sul sõbrannasid ei olegi, sest sa oled tark naine. Ma ei arva, et sina ka erilise rumalusega ilgaks. Okei, ühesõnaga ma ei piina sind rohkem. Etendus on tulemas Annesega koos. Tulen kindlasti vaatama. Ma ei saa lubada, et ma seal kindlasti naeran. No ise tead. Aga plaksutan kindlasti. Viisakusest. Kas näitlejale peab lilli tooma? Võt see on ka mind alati huvitav. Eriti naiste rahvastele. Ma ei tea, ma Annesele vist ei hakka tooma, aga sulle meil reeglina üldiselt tuuakse, aga näiteks mis mind hämmastab näiteks, või mitte selle tükiga lähme Soome. Aga siis, kui ma oma... Te lähete Soome sellega ka või? Jah, no ikka. Nii. Aga siis, kui ma oma monotükiga käisin. Nii. Siis ma olin küll väga ämmingus selles mõttes, et miks lilli ei toodud? Ei, et Soomes ei ole seda kommet. Ei ole, jah. Nii, et sa tead paremini seda. Ma tean, seal ei tooda, jah. Et see on väga, väga veider. Aga see jäi sind kripeldama ikkagi. Aga kuidagi, ei, ma lihtsalt küsisin, et peale selle olid seal ju tegelikult minule kõik võõrad inimesed. Aga oot, üks asi, mis me ei saagi ära lõpetada, vaene Annes ootab seal. Üks asi on see, mõtle, sa seisad rivis, etendus on läbi, sa oled seal teiste näitlejatega kõik koos. Osadele tuuakse ja sulle sel õhtul ei tooda. Kas see teeb haiget? Vot. Ei. Ära valeta. Ei, no ei ole niisugust asja. Sest saalis vaadatakse ka ja öeldakse, näed, alle ei viidudki. No see ei viidagi alati kõigile, kellel on seal tuttavad, kellele tahetakse tuua. See on ju nii tavane, et see on nii normaalne. Okei, sai kurvast. Ei. Ja peale selle ma pean ütlema, et aastatega ma üha vähem lõikelilli tahan. Sa tahad potiga või? Kui on üks sõis ja see, ma ei tea, eks ise oma sünnipäevadest ju tead seda. Ei, mulle meeldib, kui on palju lilli. Lõikelilliga. Natuke surma järgi lõhnab, aga. Juubel, kui mul on kodu, kui on liiast, nii bukette ja neid, ma olen tänulik, et inimesed on meelest pidanud, aga siis, kui sa pärast seda istud, kui buketis on kõik erinevad õied ja kui sa siis tundide kaupa istud ja arutad neid hiljem nädala pärast, et mida veel säilitada. Mitte see, et ma ei hooli lilledest, väga hoolin. Aga jah, et ma ise kingin ka ammu juba. Potilille? Ühesõnaga, kui lähete Anne etendust vaatama, siis viige talle potilille. Kõik. Aitäh sulle.